Tere, head Raplama podcasti vaatajad. Nagu te näete, siis meil on siin kõik nüüd teistmoodi ja igal neljapäeval hakkame siis tegema toredate inimestega Raplamaalt igasuguseid toredaid jutte ja esimene jutt, mis meil siin pihta hakkab, räägib kultuurist. Meil on siis siin täitsa kenasti jälle olemas Age Tekku, rollikultuuri ja hariduse spetsialist. Tere. Ja Anne Ummalas ka Raplama rahvakultuuri spetsialist siis. Nii on õige öelda või? Tere. Kuidas see käib? Rahvakultuuri spetsialist, mis sa tegema pead siis? Alustame sellest, et ma töötan tegelikult Eesti Rahvakultuuri Keskuses. Minu ametinimetus on rahvakultuuri spetsialist Rapla maakonnas. Nii, ja huvitav, millised on need tööülesanded? Väga põnevad. Kõik rahvakultuuri valdkonnad on minu nagu sellises halduses. Ametlikult ma nagu siis koordineerin, tugin, et kõik need valdkonnad maakonnas saaksid vajalikku tuge, koolitusi organiseerin, võrgustiku, ühesõnaga siis tegijate võrgustiku kokkusaamised, et nad töötaksid, infovahetus igatepidi altpoolt üles, ülevalt poolt alla ja nii edasi. Et raha pole, eks ole, kuidas siis on rahvakultuuriga? Ütlesid, et vaatad, et kõik oleks olemas. Kõik oleks piisavalt, juba võin eeldada, et vist ei ole piisavalt, tahaks rohkem. Kui sa raha poolest küsid, siis raha mul tõesti ei ole. Ehk siis on ka mõni asi, mida oleks vaja, aga ei saa nagu Raplamaale näiteks. Kahjuks küll, jah. Mis need kõige tähtsamad asjad oleks, äkki tegeled millegi, et nüüd oleks seda vaja nüüd hirmsasti või midagi on hirmsasti puudu või? Palju asju on puudu, suur hulk raha on puudu, et need võrgustikud saaksid koos toimida nii, nagu nad tahaksid. No näite võin sulle tuua. Rahvatantsurühmad, segarühmad ja naisrühmad igal aastal korraldavad sellist kokkusaamispäeva, et on näiteks naisrühmade žanripäev on selline nimi sügisel ja selle korraldamisega käib nagu külakorda, et iga aasta keegi rühmadest teeb, see muidugi võtab raha. Me tantsime seal koos, on töötoad, keegi tuleb, õpetab midagi, söögi nad maksavad ise kinni, aga see, et seda töötuba teha, see raha tuleb siis sellel korraldajal leida ja need on erinevad variandid. Kas nad küsivad valdadelt, kulkast ja ega siis rohkem varianti polegi. Nii et need on nagu võimalused jah, et see, kes võtab selle korralduse enda peale, sellel on natukene koormust see raha leida. Aga seni on meie inimesed olnud niivõrd tublid, et meil ei ole ära jäänud. Koroona pärast meil jäid ära vahepeal. Kas rahvariided on kõigil seljas, kes on tahtnud, et tal need seljas oleks? Vot ma ei tea, kes kõik on tahtnud, et tal rahvariided seljas oleks. Tantsurühmadel on küll, jah. Tahan näiteks rahvariided on mulle selge, mis ma tegema pean või mis ma teha saan? Raplas on olemas Rahvarõiva nõuandekoda. Rahvarõiva nõuandekoda. Just, sealt saad tellida. Kus see on? Või see on mingi koht või see füüsiliselt asub ta Tallinna maantee 5, seal kus Särina festival meil on, seal on üks tuba. Ja võt selles ühes toas toimetab siis, ja sa võta lahti leht rahvaroivad.ee, seal on nõuandekojad, seal on kõik kontaktid olemas, seal võta sealt üks meiliaadress ja kirjuta. Ja, me paneme siia podcasti jälle selle aadressi, äkki keegi tahab või lähen ise vaatan. Mine vaata ise. Korra arendan veel seda rahvariide teemat, sest ma kunagi ei ole selle peale mõelnud, kus kohast need tulevad need rahvariided või kes neid teeb. Helistan siis, küsin, et või soovin rahvariideid omale. Ma ei tea, mida ma veel täpsustan pean. Tahan Raplamaa rahvariided või tahan mingi Kihelkonna rahvariided või mida tahan tehakse, mida vaja on. No me küsime kohe, et kus sa pärit oled ja kus sa elad. Ja Võrumaa riided tahan, siis ma ei saa. Siis me suuname su Võrumaa rahvarõiva nõuandekotta. Ühesõnaga ma saan siis valida Raplamaa mingisuguste mustrite vahel. Raplamaal on 5 kihelkonda muidu täies mahus. Rapla, Juuru, Hageri, Märjamaa, Vigala ja siis on selliseid otsasid veel natukene, et natukene Vändrat, natukene Nissit. Nii et nendest meil on kompetentsus olemas sulle rahvariidet teha. Palju. See on käsitöö ja see maksab palju. See maksab peaaegu 2000 on see üks komplekt. 2000 eurot, siis on pasteldest kuni mütsini olemas? Jah, põhimõtteliselt. Pastlat tegelikult ei ole seal sees. Ei no pastlat me ise ei tee, kui sa ei taha ise tellida, siis me tellime sulle. Me kaabud ka sulle ise ei tee, selle me ka tellime. Ühesõnaga investeerimist on, aga tasub investeerida, sest rahvakultuuri tasub hoida ja edendada. Nii, meil oli siin päris palju teemasid täna rääkida ka. Raplamaa laulu- ja tantsupidu tuleb, kultuuritöötajate tunnustusüritus Kultuurisammas, erinevad koolitused ja üks tore
päev, millel nimeks pärandseemnepäev. Sellest räägime ka. Kõigepealt siis kultuuritöötajate tunnustusüritusest Kultuurisammas. Palju kultuuri- ja rahvamajade töötajad üldse on Raplamaal, olete üle lugenud või? Me arvame, et kuskil 200 ringi tegelikult on neid inimesi, kes toimetavad majades, erinevad ülesanded, eks ju. Koristajast kuni klubi või kultuurimaja juhatajani. See oli esimene kord, kui me 5 aastat tagasi Kultuurisammas tegime ja siis me saime nad enam-vähem kõik ka kokku. Aga mida aasta edasi, siis ikkagi natuke on osalust vähem. Aga samal ajal ikkagi meil kuskil... osalust on vähem? Selles mõttes selle Kultuurisamba üritusel on nad kõik oodatud. Aga millegipärast järgnevatel aastatel on neid olnud kuskil 100 kohal. Et kellel on mingid erinevad kohustused sellel õhtul ja nii edasi. Aga neid auhindu jagatakse siis erinevates kategooriates seal, jah? Jaa, meil on tõesti, ma alustan otsast. Meie tõesti 5. aastat nüüd Raplamaal siis meie omavalitsuste kultuuritöötajaid tunnustame ja meil käib külakorda valdades. Nii et 4 valda on juba läbi käinud ja tänavu 5. kord on uuesti Rapla valla käes kord ja Rapla vald otsustas korraldada Kuimetsa rahvamajas selle. Ja tõesti see sisu, selle õhtu sisu on mõelda selle maja poolt, kes seda korraldab, aga seal selle õhtu jooksul antakse üle tõesti tunnustused ja meil on 3 kategooriat. Meil on kullatükike, kes on siis selline inimene, kes kaua aastaid on oma väikest tööd teinud, aga ta on ülioluline kuskil oma töö peal, et ei kujuta ette, et rahvamaja saaks nii toimida. Siis teine kategooria meil on aasta kultuuritegija, kes on siis möödunud aastal millegagi eriti silma paistnud. Ja siis see kõige on Kultuurisammas, kes peab olema vähemalt 30 aastat kultuurivaldkonnas toimetanud ja midagi silmapaistvat korda saatnud. Et sellised 3 kategooriat ja siis järgmise nädala kolmapäeval ehk siis täpselt nädala pärast 15. on siis Kuimetsa rahvamajas siis aasta 2026 Kultuurisammas ja siis seal selguvad, nii et ma täna nimesid nimetada ei saa, sest me oleme kokku leppinud, et me neid ei avalikult ei hõika välja enne kui seal üritusel. Kes need nimed valib üldse välja? Meil on Raplamaa kultuurinõukoda, kes on selle tunnustuse ellu kutsunud ja initsiaator olnud ja tema otsustada on ka siis see, et igal aastal, kui 1. veebruariks need kandidaadid on esitatud, siis tema valib sealt välja need. Kas mitu aastat järjest saab ka kultuurisambaks olla valitud? No üldiselt ei saa, meil statuudis päris niimoodi kirjas ei ole, et üldse esitada ei tohi või niimoodi, aga ma arvan, et need, kes valivad, lihtsalt vaatavad, et meil on ju inimeste ring on ju ikkagi lai ja vaadatakse ikkagi kedagi uut. Kunagi võiks nii ka olla, et inimesed saavad ise ka nii-öelda rahvahääletust teha, et kes neile kõige rohkem meeldib või kes see läheb kuidagi, ei ole enam objektiivne või? Ma arvan, et mingi tunnustus kindlasti võiks selline ka olla. Praegu selle tunnustuse statuudi sees nagu see võimalik ei ole, aga miks mitte midagi sükest välja mõelda. Mõnes rahvamajas ju tundub, et toimub rohkem kui mõnes teises. Rahvamaja ongi selle jaoks, et rahvamajas toimuks midagi. Nii et tulevikus saab siis valida. Ehk siis see üritus on kutsetega ja see toimub järgmisel nädalal, jah? Ja siis saame teada, kes on Kultuurisammas ja kullatükike ja kes seal veel olidki. Aasta kultuuritegija ka. Väge värk Raplamaa laulu- ja tantsupidu 2027. Ettevalmistused käivad siis, nagu ma aru saan, juba. Mida praegu siis tegema juba peab? Nii, ma alustan jälle algusest, et meil on tõesti 5. juuni 2027 see kuupäev paika pandud ja praegu peab tegelema sellega, et järgmisest sügisest oleks kõigil lauljatel, tantsijatel, pillimängijatel teada, mida nad õppima peavad ja esitama peavad. Seega see kunstiline toimkond on meil moodustatud ja see on käinud koos juba ja täna peale lõunal on meil järjekordne kokkusaamine ja me valime repertuaari. Me paneme paika liigiti, kes mida laulab, tantsib ja mängib.
aga siis need inimesed ja need kollektiivid on juba valitud välja, kes üldse pääsevad järgmisel aastal laulupeole või kuidas see käib, kes saab ja kes ei saa? Maakonna laulutantsupeole saavad kõik kollektiivid, kes soovi avaldavad. Kui täna veel keegi avaldab soovi või keegi hakkab täna kollektiivi me ei ole veel registreerinud, sellepärast et me sügisel toimub registreerimine. Sest hooaja alguses siis on teada, kas kõik rühmad saavad kokku, kas ühesõnaga ikkagi läheb kollektiiv oma tööga edasi ja siis hooaja alguses registreerivad ära. Nii et praegu absoluutselt veel saab mõelda, et kas tulla või mitte tulla. Või kas luua lausa kollektiiv? Ja absoluutselt, sest me oleme nii rõõmsad, kui kuskile midagi uut tekib. Ja meil on tänavu päris mitmeid uusi tekkinud ka igale poole. Ja, kas või seal kultuurisambalgi astub üles Kolmekandi rahvamaja segakoor, mis on selle hooaja alguses moodustatud. Seda toredat koori ma olen juba kuulnud ise ka kuskil laulmas. See oli vist jõulumaal siin Raplas. Väga uhke, jah. Et siis suur töö hakkab sügisest siis peale, nagu ma saan aru. Ja kollektiivide töö hakkab sügisest. Aga mis veel on vaja teha, on see, et projekti toimkond peab ikkagi hakkama nüüd kõiki kulusid kokku liitma ja eelarvet kokku panema ja raha taotlema ja see on paras peavalu. Ehk siis üsna selge on, palju raha läheb arvatavasti, aga üsna keeruline on praegu teada, kust see raha tuleb. Jah, isegi seda ei tea praegu, palju meil raha läheb sellepärast, et me ikkagi hakkame just nüüd sellel kevadel neid hinnapakkumisi küsima ja meie pidu on ju üsna kallis, sest me ikkagi tahame elavat muusikat päris palju kasutada seal ja see nõuab väga spetsiifilist helitehnilist lahendust ja selle eest me tõesti peame maksma ja sellepärast me ikkagi nüüd elukallidus on ju vahepeal tohutult tõusnud, nii et eks me siis hakkame nüüd vaatama ja kokku panema, et mis need hinnapakkumised meile tulevad ja siis hakkame edasi mõtlema, kuidas me sellega hakkama saame. Erasektor, kellel vähegi veel võib ja jõudu on, siis on koodatud toetama. Absoluutselt kindlasti, sest ma hakkan nendele saatma kirju ja küsima, kas nad saaksid millegagi aidata. Nii et see on kindel järgmisel aastal Raplamaa laulutantsupidu toimub, kuupäev oli ka paigas. 5. juuni Raplas Tammemäel. Uhke värk. Anne läheb ka tantsima, laulma? Ei, ma ei laula, ei tantsi, aga tõenäoliselt ma olen kusagil võib-olla paber käes. Platsi ääre peal. Kõik jookseks. Age ka ei laula ja tantsi? Age õpetab enne tantsima teised. Ja eelmine pidu ma ikkagi pidin ka ise tantsima, nii et ma ei tea veel, kas ma pean, ma loodan, et ma ei pea tantsima. Sa ei tahagi tantsima? Ei, asi on selles, kui sa oled tantsuõpetaja, siis sa tegelikult väga ei taha olla rühma sees, sest sa ei näe oma rühma siis. Kui te olete tantsuõpetajad ja lauluõpetajad, siis teile peab ikka endale natukene meeldima ka see, kus siis teie saate tantsida. Ja see on õige, tegelikult on niimoodi, et ei ole kunagi olnud see minu elu eesmärk, et ma tahtsin tantsuõpetajaks saada, ma tahtsin lihtsalt tantsida. Ja siis mingil hetkel elu lihtsalt lükkas, et rühm ütles, kas sa juhendad meid või me läheme laiali. Ja siis ma pidin hakkama tantsuõpetajaks, nii et tegelikult hing ihaldab tantsimist küll, see on nagu õige. Aga teisest küljest sa oled nagu võtnud peas juba nagu teistsuguse suuna, et sinu vastutus on see, et terve rühm tantsiks ilusti ja siis lihtsalt sa ei saa olla see keha, kes läheb seda auku täitma, tegelikult. Mina võin öelda, et mul alati, kui ma vaatan neid tantsijaid, mul tuleb ka kihk sinna sisse, et tahaks ikka ka tantsida, sest ma olen rahvatantsu teinud päris palju aega, aga siis ma mõtlen sellele, et minu töö iseloom on selline, et ma ei ole väga kindel, kas ma igal teisipäeval kell 6 jõuan sinna trenni või ei jõua. Et see ühe mingi aastate tagant toimub üks tantsupidu, see on väga suure protsessi tulemus. Need inimesed on nädalast nädalasse panustanud oma aega sellele, et seal tantsutrennis käia, nad naudivad seda ja see on nende selline üks suur eesmärk, kuhu nad ükskord jõuavad. Et see on selline suur pidu meile hallist hargipäevast, hallist tantsutrennist välja. Nii et kui satute kuhugi tantsuõhtule ja tuleb mõni galantne härrasmees ja kutsub tantsule, siis teie käest ta nüüd küll korvi ei saa, eks?
ma arvan, et see on täiesti see on küll harukordne juhus oleks. Aga üldiselt see on väga haruldus, kui keegi tahab väga rahvatantsu tantsida keegi. Ja on väga šarmantne. Ei, rahvatantsi mehed on alati šarmantsed. On just, aga need on üldiselt ka haruldused ja me praegu maadleme ka sellega, et mul on ka lasterühm ja ikkagi kuidas ma need poisid tantsima saan, sest mingil ajal teismelise eas nad lihtsalt vajuvad ära. Et lihtsalt tulevad muud huvid peale ja laulvad poisid on meil nagunii looduskaitse all, aga need tantsivad poisid peaks ka nagu looduskaitse all olema. Mingid kaitseprogrammid peaks nendele tegema täielikult. Kas üldiselt, kui sellest tantsust ja tantsuga alustamisest rääkides, siis lapsed hakkavad mingis vanuses tantsima, valivad omale paarilise, kas siis, kui tuleb see õrn hetk nii-öelda, kui need poisid kasvavad täpselt nii vanaks, et enam väga tulevad teised huvid, kas siis vahetuvad seal kuidagi partnerid ka või sellepärast nad loobuvad või ideaalis nagu läheks ühe partneriga kuni täiskasvanu ikka välja? Ja ideaalis see võiks nii olla, aga elu päris nii ei lase. Sellepärast, et sa ütlesid, et valivad partneri. Tihtilugu ei vali, sest tantsuõpetaja ütleb nii pikkuse järjekorrast, nii kõige pikem poiss saab kõige pikema tüdruku ja nii edasi. See peaks väga oluline olema see, kellega sa tantsid. Ja, tegelikult ma olen saanud küll nagu ütleme niimoodi, et ma näen, et mingile poisile meeldib see tüdruk ja ma saan teda nagu paari panna ja ma näen, kuidas tema motivatsioon tõuseb, eks ju. Aga mingist maast jälle sa ei saa nagu alati kõike seda kasutada, sest millegi pärast on inimkonnas nii, et kipuvad nagu ühed ja samad meeldivad ja on keegi, kes nagu kellelegi ei meeldi ja nii ja naa. Aga tantsurühmas ikkagi peavad kõik nagu ühtlaselt olema, nii et pead ju tantsima ikkagi. Inimkonnas on veel igasuguseid reegleid, et ma ei tea, mille pärast naised tantsivad, aga mehed tantsivad ikkagi sellepärast, et talle partner meeldib. Et loodetavasti siis kõik need looduskaitse all poisid ja noormehed leiavad ka mõne partnerid ja nagu ära ei kao. Ma tahaks nagu öelda siin seda, et poisid ja mehed ei tea, kui palju te tõstate oma hinda sellega, et te käite tantsimas. Te ei kujuta ette, kui palju teie turuväärtus tõuseb sellega. Ja no ma ei tee nagu sellele teismelisele poisile seda selgeks, aga see on nii. Et kõikide tüdrukute ja naiste silmis see tõuseb nagu täiega. Nii et tantsima neid tantsukursuseid ja gruppe vist nagu jagub ka siin. Sellest võiks eraldi saate teha, kus saab tantsida, kellega tantsida. Aga tantsust edasi, koolitus, esimene rahvatantsusamm või siis lihtsalt tantsusamm, mis see täpsemalt tähendab? No tead, see tulebki nagu natukene nüüd sellest aga eelmisest jutust, et kuna meil laste tantsurühmi ei ole just väga palju, sealt lasteaiast kuni siis sinna gümnaasiumi lõpuni ja see tantsupisik tuleb ikkagi nii nagu kõik erialade pisikud saab lapsele sisse süstida, siis kui ta on üsna väike. Mulle tundub, et need väikesed lapsed, need võtavad nagu igasuguseid asju päris hästi vastu, eks ole. Tavaliselt, kui me räägime sellest murdeast, kus tuleb siis tikutulega taga otsida neid noormehi ja võib-olla neidusid ka, kes tantsida tahaks või saaks, siis kas väikeste laste puhul tuleb tikutulega taga otsida juhendajad, kes neid juhendaks või? No mitte just tikutulega, aga nendel inimestel, kes tahavad nende väikeste, eriti just lasteaialastega seda tantsu teha, on lihtsalt puudu oskustest. Ja see ongi meie selline väikene inspiratsioonikoolitus, mis meil siin praegu nüüd juba käimas on, et anda sellele kas lasteaiaõpetajale või koolis sellele klassiõpetajale ja ka samas kehalise kasvatuse või siis liikumisõpetajale seda julgust ja need algteadmised, see rahvatantsuõpetaja ABC. Mis on see, mida sa seal rahvatantsutunnis teed, mida see tähendab see astaksamm, mismoodi sa selle astaksammu lapsele selgeks teed või polka või valsivõte või midagi veel. Kuidas sa selle tunni üles ehitad, mida sa seal teed, kui kaua see laps üldse seda su tantsu õpib? Kui palju ta on võimeline keskenduma ja kui palju sa pead seal tunnis tegema selliseid mängulisi, lustlikke asju, et see tund talle rõõmu pakuks. Sest kui talle see rõõmu pakub, siis ta jätkab tõenäoliselt seal teismelise eas ka veel ja veel siis 30-sena ka ja rohkemgi. Ja Age õpetas mulle ka, kuidas esimesed sammud teha rahvatantsus, nii et vaatame selle klipi üle, siis paistab, kuidas ma omale pastlad jalga sain või siis ei saanud.
ja kuidas mul esimesed astaksammud välja tulid. Täna oleme kogunenud siia Raplamaa Sõnumite stuudiosse, et õppida selgeks, kuidas jalga käib pastel. Kus pastel see siis on? See on tavaline nahast pastel, mis on tantsija pastel. Rahvatantsija pastel. Mulle nagu loodud. Ma ei tea. See rist tekitad nii, et tõmbad paela nii ühelt poolt, teiselt poolt ja tekib siia vahele selline koht, kus see jalg läheb sisse ja ees on paelterist ja taga on paelterist. Nii, pane nüüd jalg siit sisse, sellest kohast. Nii, ma tean, et sul on natuke väike see. Ma näen läks. Aga läheb, selles mõttes ongi pastel hea, et ta on venib tegelikult. Nii. Nüüd sa tõmbad selle hästi pingule, et need paelad vaata lähevad siit äärest ka igalt poolt. Need on sul hästi pingul, siin nii. Ja nüüd sul on paelad 2 tükki käes ja esimese asjana paned uuesti paelad eest listi. Tantsida siis. Nii, teeme mingid sammud, kuidas käib. Nii. Sinna saab ka kliki sisse panna. Kõige lihtsam samm, mida rist sõnades küsitakse, on astak. See on niimoodi, et sa paned jala ette maha. Ja praegu sul on jalg päka peal, siis on päkkastak. Kui sa paned kanna peale, siis on kandastak. Ja kui sa paned terve talla maha, siis võib olla taldastak. Ja nii. Lähme siis edasi jutuga, kuidas õpetada lastele rahvatantsusamm, ehk siis koolitus on see siis rahvatantsuõpetajatele. Nendele, kes ei ole veel rahvatantsuõpetajad. Aga nad peavad ikkagi kursis rahvatantsuga või? No nad peavad tahtma õpetada seda, nad tahavad... Mina nüüd tuleksin sinna siis... Kahjuks Ott, sa oled hiljaks jäänud, meil on 2 koolituse päeva juba toimunud. Ja see oligi üleskutse siis lasteaedadele ja koolidele, et kõik need inimesed, kes tahaksid rahvatantsuga tegeleda lasterühmades, tulge koolitusele. Ja meil on 17 õpilast. Neist 9 on Rapla maakonna lasteaedadest ja ülejäänud on siis väljapool meie maakonda. Meil väga rahvusvaheline õpilaskond. Üks inimene tuleb isegi Vormsilt Raplasse rahvatantsu esimesi samme õppima. Ja meil kestab see koolitus 4 päeva. Ja see on nagu tõesti selline väga algtase, sest tegelikult rahvatantsu õpetajate koolid, mis Eestimaal toimuvad, need kestavad 2 aastat, et iga kuu on kohtumised. Nii et see on tõesti praegu täiesti ABC, aga oluline on see, et need inimesed saaksid selle julguse ja selle algteadmise õpetada. Ja üks meie maakonna väljund on kohe siis järgmine maakonna laulu- ja tantsupidu, kuhu nad siis saavad kohe oma lastega tulla. Ja kui siin nüüd huvitab, et kes see seda kõike õpetab neile, siis kuna see idee tuli meie oma rahvatantsu õpetajatelt, et meil on vaja sellist koolitust. Ja kui nemad ütlesid, et on vaja, siis ma ütlesin, et aga ise teete õpetada ka. Ja ongi Age on meil üks õpetaja, siis Ulvimägi Kohilast, Helen Reimand, Hanne Paloja, kes on 50 aastat olnud tantsuõpetaja, ja Krista Tõldmaaker Vigalast ja nemad on kõik tantsuõpetaja 7. taseme kutsetunnistusega. Et väga kõrgel tasemel meie maakonna kogenud õpetajad. Nii et enam sinna programmi nagu ei pääse, aga järgmisel aastal toimub see ka siis või? Vaatame. Kui on väga suur huvi, siis võib ju proovida. Ja kui sa enne küsisid, et kust raha saab, siis selle koolituse jaoks me saime raha Raplamaa ekspertgrupilt Kulka raha siis. Nii et see on väga oluline koolitus meie jaoks. Nii, üks teema veel rääkida ennem seda, kui sellest rääkima hakkame, siis vaatame jälle ära ühe video. Hakkame käsitööst ka natukene rääkima ja ennem seda, kui meil siin saateks läks, Anne proovis mulle vähemalt natukene õpetada, kuidas kudumine käib. Kas tuli välja või ei tulnud? Vaadake ja saate teada. Nii, just sellest vardast räägime. Millega? Ühe sõrmedega. Aga see? Nii, see läheb siia, nii see pane siit kinni, nii. See võta siia näpukesse. Jaa, loomulikult. Nii. Kas me nüüd näitame siis ette? Näed, sul on siin nüüd et vaata selle, mis käsi see on, paneme käekoja ainult sellest ühest vardast. Nüüd torkad siia silmuse sisse. Ood, me näingi midagi.
nii, siis võtad selle valge lõnga ja nüüd sa pead selle saama siit silmuse seest välja ka, vaata. Aga see oli konksuga? Seal ei ole konksu. Ei ole, aga kui kätte saanud? See ei ole heegel, näe. Nagu just ära tuleb. Vaata, see painutus tuleb niimoodi teha. Hops. Hopsti! Ja nüüd näe selle sõrmega lükkad selle varda siit välja. Ära nüüd vaata aget, aga on ilusti küll. Nii, meie tänane viimane teema on üks tore üritus ja Käsitööliidu mentorkoolitus, kas siis õpetatakse vokke parandama või? No meil on 2 väga põnevat sündmust koolitusena siin kevadel, et üks on jah, et Eestis on rahvakultuuri valdkonnas mentorkoolituste süsteem, mida riik rahastab. See tähendab, et iga maakond saab siis aastas ühe koolituse osalistele siis tasuta ja nagu ennetan su küsimust, et Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu Selts ja Eesti Kooriühing on siis need 4 valdkonda, kus seal mentorkoolitus tulla saab. Need saavad tulla minu kaudu, minu ametipositsiooni kaudu tulevad need maakonda. Võrgustiku koostöös, nemad ütlevad, mida nad tahavad ja siis mina teen neile selle koolituse. Ja vokid on tõesti selline, võib-olla natukene niši teema, aga käsitöölistelt tuli selline küsimus, et nii mõnelgi on kodus vokk, millel on natukene viga siit või sealt või ei oska sellega midagi teha, siis 9. ja 10. mai Vana-Vigala rahvamajas tuleb Juulika Roos õpetama, kuidas seda vokki korda teha. Teeme korda ja vaatame siis seda ketramist ka, millest, kuidas saab lõnga. Kas see on selline vahva hobi lihtsalt või kas see nagu päriselt tasub ka tänapäeval üldse kedrata mingi sellise vokiga lõnga või mõistlikum ja odavam või kiirem oleks seda kuskilt mujalt saada? Aga vokiga saab ju korrutada ka nagu, et see on nagu põhiasi, mis tänapäeval tehakse. Ehk siis korrutad 2 peenikest lõnga omavahel kokku nagu keermesse ja saad paksema lõnga. Et seda tehakse põhiliselt vokiga tänapäeval. No jah, me ei saa vastu vaielda, sul võib olla lihtsalt praktiliselt, mul ema teeb ja mina tubli. Ei, vaata, need vokiga ketrajad on muidugi saab lõnga osta poest. Sa võid minna, ma ei tea, magasiinist saab ka ja 2 euroga saab sokid ka, aga seal tuleb hoopis teine dimensioon asjale juurde, kui sa oled selle ise teinud. Meie elamustööd on ju kusagil laua taga, mingisugused asjalikud mõttetööd või siis mingites tootmistes, et sa teed nagu ühte kindlat asja. Meie vaimsed tervised on natukene sellised õrnakesed tänapäeval, nii et ükskõik mis valdkonna käsitööd, midagi, mida sa oma kätega teed, see aitab sul oma kogu seda ütleme sellist tasakaalust väljas elu. Just, ja vokk on väga tore, suriseb vaikselt, sammud kui aga ketrad seal, tuleb lõngake ja sa näed, mida sa teed. Inimesed, kes töötavad kontoris, mina kaasa arvatud, teen päev otsa midagi, panen õhtul arvuti kinni, mida ma tegin, ma ei näe midagi, vaata printida ei ole ka enam vaja, sul ei ole isegi pabereid lauanurgas, et näe, ma olen midagi teinud. Aga kui sa teed käega midagi, sa kohe näed, et sul on juba midagi valmis. Ott, sa kudusid ühe silmuse, see oli väga tubli. Aga see tundub väga keeruline. Aga kuidas see tundub? Ma ei tea, kas teie käest on seda üldse õige küsida, sest te olete selle teema sees, nagu tavaliselt ikkagi spordimeeste ümber kogunevad spordimehed ja käsitöölaste ümber siis käsitöölased võib-olla. Ma ise jäin mõtlema, et kunagi, kui mina väike olin, siis täiesti normaalne oli see, et vanaema kudus midagi. No see oli loogiline, vanaema ikka koob. Vokk oli ka kusagil olemas. Ma seda küll ei näinud, kas ta sellega tegi midagi, aga no ma mäletan, et ikka oli vokk. Lähete vanaema inimese juurde, seal oli vokk. Ja kindlasti ei olnud küsimustki, et vanaema ei koo. Niikuinii koob. Küsid sokki, saad. See oli nagu elu tavaline osa, eks ole. Ma ei tea, kuidas tänapäeva vanaemad, kas enam üldse väga koovad ja kui minu laps peaks saama kunagi vanaemaks või vanaisaks, siis ma ei kujuta ette, kas ta on siis täpselt samal maal oma asjad nagu mina praegu, kes ei tee vahet õmblemisel ja tikkimisel ka enam.
tule koolitustele. Tänapäeval õnneks on hästi palju võimalik ikkagi ennast koolitada, aga no, kuna ma olen käsitööõpetaja olnud ka oma seal tööelu algusaastatel päris tükk aega, siis ja see kooli käsitöö on nagu edasi läinud 3D printeriga tehakse. Jah, just, ja seda päris käsitsi tehtavat asja on nagu vähemaks jäänud, aga muide, selleks ajaks, kui see noor inimene jõuab sinna ikka, et ta saab lapsed, siis tekib mingisugune, ma ei tea, kas see on mingi loodusest tingitud mingisugune vajadus, et sa tahad oma lapse heaks midagi teha, midagi ise. Ja siis paljud noored emad tulevad, tahavad jälle tulla mingitele koolitustele, kursustele, ongi õppidagi lihtsalt soki kudumist, sest et kunagi koolis ta tegi, ta on selle unustanud ja tahab nagu uuesti sinna juurde jõuda. Kuidas tundub, aga kas koolides õpetatakse praegu siis huvitav kudumist või käsitööd üldse või siis ongi selline tore mälestus juba vanast ajast? Ei, koolis ikka õpetatakse, meil on kooliprogrammis, aga mul tuli lihtsalt siia nii tore sükene vahemõtte nagu vahele, et ma olin 96. aastal Ameerikas Ohio osariigis lastelaagris tööl suvel, ma olin käsitöö direktor seal, kõiki nimetati direktoriteks. Ja siis mina mõtlesin, nii tore, et võtame lihtsa kudumise sinna. Ameerika lapsed ei olnud võimelised kuduma. See oli nagu Hiina ime heegeldamine. Mõni üksik suutis seda teha. Nad suutsid pärleid panna paela otsa, eks ju. Ja siis ülim, mida nad suutsid teha villase lõngaga, oli see, vaata, need mütsi ja mis me teeme, need tutid on ju. Et sa lihtsalt nagu teed, vaata, papi peal selle aluse valmis ja siis saad tuti valmis. See oli ülim ja nad olid nii vaimustuses nendest tuttidest, aga mingi kudumine oli nende jaoks nagu täiesti välistatud ja ma olin nii šokis sellest. Ja meie oleme nüüd umbes sinnamaale ka liikumas, et meie lapsed ei suuda kätega teha, see peenmotoorika on nii nõrk ja noh, vot, ma ei tea. Tund siis koolis on selline suhteliselt ainuke võimalus? Jah, enamusele. Aga me ju kõik käsitööõpetajad ja see käsitööliit ja käsitöö ringe on küll väga väheks ka jäänud, see ringi tegevus kuidagi muundub natukene teistmoodi, et aga need inimesed kõik näevad selle nimel vaeva on võib-olla halb öelda, aga pingutavad, et see lastele ikkagi tuleks, sest enamus laagreid, mis laste jaoks tehakse, ikkagi hõlmab mingisuguses osas mingit käelist tegevust ka. Ja kui veel keegi teeb laagrit, kus ei ole, siis ma soovitan teha see tõesti need tutid, need lihtsad asjad, lapse kohe eduelamus, et ta saab midagi ise valmis ja see rõõm, mis ta sellest saab, on suur. Saate alguses ma küsisin, kust kohast ma siis rahvariideid saaksin, kui ma tahaksin, selle tegime selgiks. Kui ma täna tahan hakata kuduma või ma ei tea, laps tahab hakata millalgi kuduma siin Raplamaal, kuhu ma helistama pean või kuhu minema pean? Vot, ega neid võimalusi palju ei ole, aga kui me nüüd sinna algusesse tagasi läheme, siis helista või astu sisse oma rahvamajast ja küsi, et ma tahan, et mu laps oskaks käsitööd teha, tehke lastele käsitööring. Ja rahvamajad on sellised toredad asutused, et kui nende kogukonna inimene tuleb ja ütleb, et ma tahan seda asja teha, siis tekib sinna. Et rahvamaja ongi selleks, et koos käia ja õppida ja teha seda, mida see kogukond ise nagu tahaks. No vaat, vaimsele tervisele ma kujutan väga hea tegevus. Just. Selgiks saab muidugi. Enne ka, on tore. Ma pean siia jälle lõppu ütlema, et mina ühe oma naisrühmaga tegin eelmine aasta. Me alustasime uue rahvarõiva komplekti tegemist ja igaüks tegi õmbles omale seeliku. Muidugi mul läks raskemalt, kui ma nagu kartsin või arvasin. Aga me tegime seelikud valmis ja tänavu me projekti kaudu siis kõik muud komplekti osad ka tellisime. No vot, üldse ei ole võimatu. Aga muidu üks asi on veel tulemas, mis on vaimsele tervisele ja ka meie hetke olukorras väga oluline iseendale toidu kasvatamine. Ja meil 2. mail tuleb ju Rapla kesklinnas suur toidutänav veel. No siis ennem seda oleks vaja selgiks teha, kus kohas see toit sinna sai üldse. Just, see on ka hea märkus ja et sa seda meelde tuletasid. Aga siis on veel aega paar nädalat enne 18. aprill. Tulge kõik Rapla kultuurikeskusesse ja seal on selline päev nagu pärand seemnete päev. Toit algab seemnest.
ja meile tuleb sealt Eesti Valgamaa otsast külla Diamorfin, kes võib-olla on ka tuntud kui vanaema aed eestvedaja. Ja tema räägib meile siis oma hästi toredas, mahlakas vestlemise stiilis, kuidas ise seemneid korjata sellelt kaalikalt, mis sul seal peenras kasvab või tomatist või lemmiklilledest, kuidas neid üle talve pidada, kuidas jälle maha külvata ja miks on nii, et need vanad sordid on toredad. Ja mis põhiline, mida tuleb tänapäeval inimestele kindlasti üle korrutada, et miks seda üldse tegema? Ja miks seda üldse tegema? Ja tekkida selline tunne, et mis ma neid seemneid nokin, ma arvan, tema teeb selle üsna kähku selliks, mis seda vaja teha. Teeb, just. Ja mis võiks seda teha? Just. Nii et see on hästi tore, et selleks on Facebookis ka sündmus loodud, nii et toit algab seemnest, selle saab sealt leida. Pärandiseemne päev, 18. aprill Rapla Kultuurikeskuses. Just, kell 11. Saab oma seemned ka kaasa võtta, vahetada seal ja panna lausa müügikoht. Ja Dial on enda seemned ka kaasas, nii et võtke sularaha, et sealt saab osta ka tema seemneid. Seal on väga mõnusad vanaema herned, üks tomatisort, mille nimi on 1946, mis on Siberisse kaasa võetud ja sealt siis tagasi toodud ja neid selliseid lugudega seemneid on tal veel päris palju. Tea, kas see tuleb vanusest, aga pärandseemne päev tundub ilmus põnev päev. Oled oodatud, Kuule, tore, et tulite tänane saade läbi. Selline esimene podcast siis natukene teistmoodi, nii hakkab meil igal neljapäeval olema. Nii et järgmine saade juba järgmisel neljapäeval. Aitäh tulemast! Aitäh kutsumast!